siis neljane kaitseliin, kui siin Vile kõlas, Tauri Tooming avavile andis. Lillemäe sööd Niidule, siia vasakusse äärde, Niit senderdab ja seal Kõrran püüab nurgalöögi puhul. Vaaralannad on sealt kastijoone juurest sisse jooksmas ja tuleb! See oli nüüd ohtlikuim võimalus seni selles mängus. Tammeveski vastu annab nüüd Kurele ja hästi sööt liigub Floral. Ja Lillemäe proovis minna ja endiselt ei ole veel klaaritud, Õispuu. Päris nii värava lähedale jõudnud, Jotkinat senderdab, Melis saab pea vahele. Ja nüüd kaugelt Smirnova, päris hea löök, no võib-olla senderdused ja seal pidi püüdma küll. Lisaks sellele on kohvikus müügil muidugi suppi. Ja nüüd Kurg proovib uuesti kaugelt ja latti! Floral. Kolmas nurgalöök peaks olema, kui Djavninat senderdab ja sealt Õispuu peaaegu nüüd Lillemäe ja kas taas käis lati peal pall ära. Ja tuleb sinna ohtlikusse tsooni taas ja Õispuu ja vajutab üle. Läheb seal pöörama, Smirnova vastu hästi, saab seal endale ruumi tekitada, Salei on palliga karistusalas, Salei lööb! Ja see oli nüüd Tabasalu mängu selline uuesti tulla. Jotkina söödab karistusalasse Lillemäe suunas, Lillemäe saab palli kätte, natuke äärde ära suruti nüüd. Djavnina tõstab, Kurg proovib sealt üle Puusa. Nüüd Ilisson teeb huvitavaid asju. Ja kaugelt saab veel Häberli lüüa ja Smirnova proovib kaugelt. Asja arutama, aga jah, Lillemäe senderdab ja ohtlikult Ivanova pääseb. Tuleb sinna kasti, saab löögile eemalt Häberli, see blokeeritakse ja Tabasalu siis ühe vahetuse ära teinud ja 6. Vaatame, Lillemäe läheb nüüd kaugelt löögile ja palli kätte, nüüd oli Ivanova see, kes sealt tuli ja sekkus nüüd Tarkmäelt hea pikk pall ette, Jotkina lööb ja hästi blokeeritud. Aga nüüd uuesti latti Lillemäe. Tooming puhub vilet ja Tarkmäel karistuslöök, Tarkmäel lööb ja läks sinna. Tarkmäelt hea täpne diagonaal Lillemäele. Lillemäe sellest äsjasest vigastusolukorrast pole midagi järel ja Vapper lööb kaugelt. Palli ka siis. Viga ta ei teinud seal, kui ta ette jäi Jotkinale. Ja nüüd on Jotkina kastis, lööb! Täpselt ei tea, palju siin lisatakse, siin ei ole seda tablooga 4. kohtunikku. Jotkina. Ja kas on penalti ja on penalti ja selline lõpplahendus siis nii lähedal. Lillemäe versus Kõrran, 90+2 penalti olukord. Lillemäe lööb ja kindlalt, rahulikult, tüünelt isegi veeretab selle palli väravasse ja nii palju rõõmu teeb see siis Florale. Ja nii. Ja nüüd on Floral võimalus teine tulla lööma ja nüüd on 2-1 vastu seal Kurg ja Jotkina tulemas. Kurg, aga saab seal tempo, hoog saab tal otsa lihtsalt ja no selline põnev mäng siin ja 90+2 penaltist lõpuks ikkagi Flora selle 1-0 võidu ära võtab peale kõiki neid nurgalööka ja latte. Tabasalu kapten Lada Terešenkova täna no väga kõva ja põnev lahing, lõpuks ikkagi üleaja penaltist 0-1 kaotus Floralt. Mis su esimesed mõtted, emotsioonid on? Andsime kõva lahingu jah, et väga kurb kaotus, tegelikult püsisime hästi kaitseblokis ja endal olid ka mõningad võimalused, et väga raske kaotus, ütleme nii. No siin kas tundub, et hooaja edenedes võrreldes algusega on teil ikkagi asjad paremuse poole läinud, et siin on tulnud paar võitu nüüd järjest ja täna siis Eesti naiste jalgpalli valitsejale ka hea lahing?
Ja ei, tegelikult peale eelmist karikamängu Floraga siis saime kuidagi seda enesekindlust juurde, et suudame ka tugevate vastu mängida ja sealt hakkas kõik aina ülespoole minema. Et praegu oleme tegelikult oma mängupildiga rahul. Kuidas teil siis õnnestus nii palju jõudsite seal mitmekesi kogu aeg olukordadesse ja päris hästi takistasite vastaseid? Me ei tahtnud, et nad kasutaksid oma ülekaalumomendid ära, ehk siis me tahtsimegi, et igal pool oleksid 2-2 olukorrad ja taktikaliselt, ma arvan, Valeri valis väga õige käigu selleks mänguks. Aga rünnakul, kas oleks äkki rohkem olukordi lootnud, et tekib? Ja, ma arvan, et jaksu ja natukene puudu, kuna tegime hästi palju kaitsetööd. Aga tegelikult Flora lasi ka täna natukene rohkem palliga mängida, kuna mitmed põhimängijad olid puudu. Nii et üldplaanis ma arvan, et oleme rahul mänguga. Siin Anette Salai, kes selle penaltivea tegi, oli siin päris pisarates lõpus, et mis seal rääkisite, et mis seal toimus ja kui löödud ta on praegu? Eks väga löödud, tunneb ennast süüdi, aga ma ütlesin ka talle, et ta töötas täna nii palju väljakul, et ta ei peaks ennast süüdi tundma. No kas selles mõttes sa võid hästi ennast tunda, et kui platsilt lahkusid, et siis oli veel 0-0 seis? Jah, aga lõppkokkuvõttes ei tunne ikkagi hästi, sest et lõplik tulemus ei ole see, mis me oleks tahtnud. Vähemalt Viiki oleks tahtnud siit kaasa võtta. Katariina Elisabeth Käppa, tervist! Täna siis kuidagi väga kaua ei tulnud seda väravat, lõpuks ikkagi tuli. Millised emotsioonid ja esimesed mõtted on mängu järel? No raskelt tuli, aga lõpuks 3 punkti on 3 punkti, et selle järgi me siia tulimegi. Kas muidu võimaluste loomise mõttes oli okei, et seal 3 korda tabasite latti ja nurgalööke oli lõpuks seal 15 kindlasti, et kas selles mõttes võib rahule jääda? No ma arvan, me tekitasime päris palju häid variante, aga siuke hiile jäi täppanemata ja ütleme nii, et see õnn ei olnud ka täna meie poolt. Et oligi mingi 3-4 korda läks meil latti või posti või tuli mingi ripsak, aga läks ikkagi raamist välja. Aga muidu ma arvan, et võiksime natukene rohkem lüüa peale, aga muidu oli hea. Teistpidi äkki siis jällegi nurgalööke peaks, kui neid nii palju on, siis peaks äkki veel paremini lahendama? No meil tavaliselt ikka, üks antakse, siis üks läheb, aga täna kuidagi ei tulnud, aga ei tea, võib-olla oli halb päev. Kuidas sul seal väravas päev selles mõttes oli, et kas väga ohtu ei tundnud vastaste pool? No, neil ikka mingi üks olukord oli, aga pigem vist mitte. Mul oli hea meel, et ma sain tiimi tagant võib-olla vaimselt aidata ja palliga natuke ka mängida. Kas saate siis Egle-Liise Kurre 18. sünnipäeva ka natuke rõõmsamalt tähistada, et ta saab täna elus esimest korda legaalselt alkoholi tarbida, kui tahab? Me oleme sportlased. Ja ei, ma ei tea, Egle on tegelikult mul siin, me elame ühikas koos, nii et ma ei tea, võib-olla väikse koogikese täna saab, aga pigem midagi hullu ei ole. Homme koolipäev. Teil oli puudu ka mitu põhimängijat siin, Lisette Tammik, Kelly Rosen, Liselle Palts. Kas oskad ka mingit põhjust öelda või kui palju üldse puudust nendest mänguliselt tundsite täna? No eks nende see, et neid ei olnud, natuke oli aru saada, aga ma arvan, et see oli väga tore, et meie ongi nooremad mängijad ja võib-olla need mängijad, kes kogu aeg ei saa, et iga kord ei saa põhis alustada, siis nemad said oma võimaluse ja ma arvan, et kõik olid väga tublid ja eks neil ole, mõni on haige, mõni on natuke vigastatud, aga ma arvan, et see on meie noorele tiimile väga rikastav kogemus täna.